tere! Tänases videos tutvustame vannitoa inventaritootja IDO 2D jooniseid, 3D mudeleid ja BIM-kataloogi. Kui BIM-kataloog ProDlib on teile installeeritud, ühildub see automaatselt AutoCAD ja Revit tarkvaradega. Vaatame esmalt AutoCAD sisse. Minul on siin juba AutoCAD käivitatud. Nagu näha, ProDlib on ka mul installeeritud ja see on automaatselt ühildunud minu AutoCAD tarkvaraga. Klikin siia ProDlib, valin Libraries ja otsin siit üles IDO. Avaneb IDO kataloog. Siin on näha väga palju tooteid. Näitena võtan näiteks IDO Glow, Base Cabinet ja IDO Glow 1200 ja panen eestvaate ning sisestan selle endale AutoCAD projekti. Nagu näha, niisama lihtsalt paar hiireklikki ja eestvaade on mul konkreetsest tootest enda projektis olemas. Nüüd liigume edasi 3D tarkvara Revitiga. Siin on mul tehtud lihtne näide, põrand, paar seina, paar akent ning uks. Võtan lahti pealtvaate, samamoodi nagu AutoCAD-i puhul ühildub ProDlib ka Revitiga. Siin on mul ProDlib, otsin üles siit IDO kataloogi ning võtan selle sama toote IDO Glow, Base Cabinet, IDO Glow 1200 ning sisestan selle endale Revitisse. Lisaks tahan saada ka endale näiteks peeglit, siis võtan sellest samast sarjast, näiteks IDO Glow, Mirror Cabinets, võtan IDO Glow 1200 peegelkapi ning sisestan selle endale samamoodi Revit projekti. Nagu näha, tulemus on väga kiiresti saavutatav, paar hiireklikki ning sobiv valamu koos peegelkapiga on minul 3D projektis olemas. Kui näiteks soovin valamul nüüd muuta midagi või näiteks soovin teisest materjalist valamut, saan seda juba siit näiteks teha, võtan näiteks selle sama valamu kapi, aga tammest. Valin selle toote ning niisama lihtsalt on mul tammespooniga valamu kapp mudelis olemas. Nagu näha, siis asi on väga sujuv ning lihtne. 2-3 klikki ning sobiv toode on arhitektil kohe mudelis olemas. Lisaks, kui tahan mudelis oleval valamul midagi muuta, siis seda saab väga kiiresti teha. Mudelisse on võimalik lisada väga palju erinevaid parameetreid. On võimalik teha niimoodi, et kõik kõrgused, laiused, pikkused ja nii edasi on juba kasutaja poolt muudetavad. Selles mudelis antud juhul ei ole niimoodi lähenetud ja on tehtud sisuliselt üks kindel tükk ette, kuid saab lahendada asju ka teisiti.